Tere päevast! Olen selle maja keskkonnatehnoloogia ja juhtimise eriala õppejõud ja töötanud siin juba kuskil 14 aastat. Meie õppekava päris kaalukas osa puudutab vee käsitlemist looduses. Ja loomulikult käsitleb ka reovett, aga mitte ainult reovett, sest ka puhas vesi on oluline. Ja eriti kui me silmas peame seda, et puhas vesi meile füsioloogilisest seisukohast on väga tähtis. Ja ma ei pea silmas nüüd praegu seda, et see oleks absoluutselt puhas ehk siis destilleeritud, mis ei sobigi meile, vaid lihtsalt, et ta ei sisaldaks meile kahjulikke keemilisi elemente, aineid, aga ka mikroorganisme. Nüüd meie lõpetajate seas, selle 14 aastaga lõpetajaid on ju palju, on väga palju neid, kes vastavalt oma elukutse profiilile töötavad ka reoveepuhastustes. Tallinna reoveepuhastuse jaama peatehnoloog oli meie lõpetaja ja praegu on ta meil õppejõud ja Tallinna Tehnikaülikooli doktorant. Ja kui lugupeetav minister just rääkis, et veele pööratakse tähelepanu ja reoveele pööratakse tähelepanu uutest aspektidest lähtuvalt, siis Erki Lemberi teemaks ongi just nimelt ravimite kindlaks määramine ja nende kõrvaldamine vetest. Nii nagu seda maailmas igal pool ju päris tükk aega on ka tehtud. Need on valuvaigistid, need on mitmesugused hormoonpreparaadid või siis rasestumisvastased vahendid, aga sinna kuuluvad ka antibiootikumid, mis lähevad just nimelt veega ringlusse ja võivad põhjustada väga mitmesuguseid probleeme. Konkreetselt võin öelda, et enda tänavune diplomant vaatab, kuidas liiguvad looduses, seega siis nii inimeste kui ka loomade peal kasutatavad antibiootikumid, kuidas me võime nendega nakkuse saada jälle läbi taimede. Et see on ka niisugune huvitav teema. Ma olen alati rõhutanud seda, et erialadest, mis meie majas õpitakse, on vast ehk kõige sügavama tunnetusliku tähtsusega just see meie keskkonnatehnoloogia eriala. Sest ta baseerub väga paljudel loodusteadustel, ei saa ilma keemiata, ei saa ilma füüsikata, siin on omamoodi loodusfilosoofiat vaja, väga oluline on bioloogiline pool täpselt samamoodi. Nüüd, kuna meie reoveepuhastuse spetsialist just naases Nigeeriast, kus käis vaatamas sealset olukorda ja võib-olla ka seda, kuidas on võimalik neid abistada, siis ta tänu niisugustele ekstreemsetele olukordadele seal kaotas vett väga palju oma organismist, ei ole täna võimeline siin meiega koos sellest üritusest osa võtma. Aga õnneks mingit nakkust ta sealt ei saanud, kogemuse aga väga suure ja väga drastilise võrreldes meiega. Ehk rõhutan veel kord, me oleme ikka õnnelikus kohas, kus vesi on suhteliselt puhas. Nüüd minu tänane teema on hoopis teistsugune ja ta pöörab tähelepanu sellele, missugune roll on veel meie organismis, aga kõikides nendes organismides ka, kes meiega on seotud ja missugune on vee roll meie ümber. Nii, antiikaja õpetlased, kes loodust jälgisid ju avatud silmadega, võib-olla ei proovinud iga kord kõike ära seletada, tõdesid, et vesi on looduses kõige enam levinum aine. Eks meiegi võime seda tõdeda ja tõdeda saame me selle kaudu, kui me vaatame kas või gloobust või maakaarti ja seal on näha see sinine värv. Niisugune värvide kasutusele võtmine teadmiste omandamisel on ju ka üks samm tegelikult õpetamise metoodikas. Värv on väga tähtis näiteks vereringe õppimisel. Me saame aru, kus on hapnikurikas veri, kus on süsinikdioksiidirikas veri. Geoloogid, geograafid ei saa ilma värvuseta hakkama. Aga sealt me loeme välja ka väga palju informatsiooni. Kus kohas võib näiteks toitu kasvatada rohelise pinna peal. Aga mõnikord on meil lisateavet veel vaja ja see lisateave on seotud sellega, et kogu sinine värv, mis näitab meil maa hulka, võiksime niimoodi ütelda maa peal, ei tähenda seda, et ta on näiteks fotosünteesi seisukoha pealt meile vastuvõetav, sest osa sellest on ju soolane. Nii, nüüd vees on ka teatud salapära.
Ja ega selle salapära avastamine ei ole lihtne, sellepärast et niisugused veel mitte võib-olla kõik nähtused, mis on seletatud, nad on nagu vesi veskile nendele, kes otsivad mingisugust müstilist rolli selles vees. Ega ta ikka müstiline ei ole, küllap on tema veel varjatud omadused avastatavad ja kui me väga need vee omadused üle müstifitseerime, see võib meile kahju tuua, nii nagu on mitmete ainete puhul seda ka juhtunud. Nüüd, miks tuntakse veel üle 40 anomaalse omaduse? Täna me sellele tahame ka natukene vastata, aga üks näide on siia toodud, see on siis Pemba efekt ehk soe vesi jäätub kiiremini kui külm ja faasi ülemineku energiatega see seotud on. Nüüd hüdrosfäär, see sinine värv kaardi peal näitab meile, et justkui oleks teda väga palju. Noh, ütleme nii laiali laotatult võtab ta enda alla ju tegelikult 72%. Aga kui me võtame massi ja enamasti protsendilist kontsentratsiooni või protsenti massi kohta kasutatakse, siis me näeme, et ta on tegelikult 0,02%. Ehk seda tahket osist, kuhu kõik teised keemilised elemendid kuuluvad, on tunduvalt rohkem. Ehk ütleme siis veel kord ühe seletuse siia juurde, see 2%, see väikene osa on meie maapealse elu jaoks ääretult suure tähtsusega. Nii, nüüd loodusliku vee kogumass moodustub väga erinevatest veeallikatest, siin on nad välja toodud, ookeanid loomulikult markeerivad meile oma värviga seda kõige enam, aga sinna kuuluvad ka soolajärvede veed, sisemerede veed, aga ka need veed, mida me vahetult kätte ei saa, ehk veed, mis on külmunud olekus, Antarktika ja Arktika veed, aga samamoodi ka kõrgmäestike liustike veed. Nad on justkui olemas, aga kui meil on veepuudus, mida me siin Eestis võib-olla ei tunneta, aga kui ma nüüd viitan just eelmisel kuul tulnud Soome ajakirjale Tiede, siis seal on öeldud, et me oleme jõudnud maailmas täna niisugusesse perioodi, kus aastas vähemalt 4 miljardit, 7,4 või 7,5 meid on, vähemalt 4 miljardit inimest kogeb kuu aja jooksul veepuudust. Aga see on juba väga halb signaal. Või kui viidata veel samale ajakirjale, siis öeldakse nõnda, et 2020, see on siis 2020. aastate keskel, ei ole põhiprobleemiks inimkonnal mitte energia saamise küsimus, vaid just kus saaks juua, kus saaks magedat ja kvaliteetset vett, et see on meie jaoks oluline. Ja kindlasti peaks tähelepanu pöörama ka põhjaveele, mille arutu ja kontrollita kasutamine ei ole kindlasti põhjendatud. Nüüd magevee hulk sellest samast 72%, mis me nägime, ja massinumbrit ei ole mõtet tuua, sest me ei hooma niisuguseid suuri arvusid, on erinevatel andmetel 2,5 kuni 2,9%. See on magevesi ja seal sees on nüüd see külmunud vesi ka, mida me kätte ei saa. Nüüd looduses leidub aga erinevaid veetüüpe ja siin on nad välja toodud, üks on siis kerge vesi, ja see kerge vesi on põhimõtteliselt moodustunud vesinikuaatomitest, mille tuumas on ainult üks prooton ja tema on kõige domineerivam. Ehk siis ütleme 99,99% sellest samast sinisest veest on meil see H2O. Nii, nüüd peale selle avastati 31. aastal deuteerium. Ja deuteerium on niisugune vesinikuaatom, kus peale prootoni on tuumas ka neutron. Ehk ta on täpselt poole raskem. Prooton ja neutron on mõlemad ühesuguse massiga ja moodustub, kui on tegemist kahe vesiniku sellise isotoobiga, deuteeriumiga, moodustub raske vesi. Aga raske vee hulka loetakse ka, näete seda varianti, kus ühes molekulis on koos nii tavaline vesinik kui ka deuteerium, sest see on ka raskem kui see kõige tavalisem, mida me joome. Nüüd olemas on veel üks isotoop, kus tuuma on juurde tulnud 2 neutronit
ja vaat see 2 neutronit moodustab selle vesiniku oma algsest 3 korda raskemaks. Ehk tegemist on tõepoolest niisuguse kvantitatiivse muutusega. Ja kvantitatiivne muutus tähendab alati seda, et sellega kaasneb ka mingi kvaliteedi muutus. Ehk meie vaatame, kuidas muutuvad raskevee omadused, füüsikalised parameetrid näiteks. Mulle meeldib väga üks niisugune näide selle kvantiteedi kuhjumise tagajärjel uue kvaliteedi tekkimise kohta. See olevat pärit Hiina hieroglüüfidest, kus 1 hieroglüüf, mis tähendab naist, 2 tähendab 2 naist ja 3 tähendavad turgu. See tähendab, kvantiteet annab meile hoopis teise kvaliteedi ja täpselt samasugune lugu on meil siin ka. Ja nüüd vaadake, kus hakkab veete hulk tulema. Siin on meil H2O, siin on D2O, aga nüüd on juba DHO. Siit tuleb järgmine, siit tuleb niisugune, siit tuleb niisugune. Ja ainult nende vesiniku isotoopidega oleme me saanud terve hulga erinevate omadustega veemolekule. Nüüd loomulikult on nende kontsentratsioonid erinevad ja loomulikult on seda vett looduses ääretult vähe ja me võime öelda, et see on ka omamoodi õnn, sellepärast et triitiumi aatom, seega siis vesiniku selline aatom, on ka radioaktiivne. Nüüd tänapäeval toodetakse seda triitiumit tuumareaktoritest 2 deuteeriumist ja moodustub kõrvale ka üks tavaline vesinik. Ja kui nüüd tehti tegelikult väga ulatuslik ja kauakestev vee elektrolüüs, et saada teada, kas vees on ka siis seda ülirasket vett ja tõepoolest, selle kirjeldamiseks meil praegu aega ei ole, saadi väike kogus looduses ka ülirasket vett ja kogu vett silmas pidades tuleb välja, et teda maailmas on nii palju. Seega siis 15–20 kilogrammi kogu planeedi veest. Triitium on radioaktiivne ja seetõttu me näeme, et otse kohe tuleb temale ka niisugune kasutus. Radioaktiivsuse vastu tunnevad ju terve hulk eluvaldkondi huvi. Me ei pea alati mõtlema siin kohe niisugust sõjanduslikku suunda, aga varases arengujärgus see tõesti nii oli. Triitium on radioaktiivne ja tema poolestusaeg väga pikk ei ole. Aga tänapäeval toodetakse triitiumit just nimelt tuumareaktorites, nii nagu tuumareaktorites toodetakse ka plutooniumit. Oleneb sellest, missugune see hoiak selle tuumareaktori valdajal on. Kas teha seda plutooniumi selle jaoks, et energiat saada, triitiumiga täpselt samasugune lugu, või on siis mingisugused muud ambitsioonid. Nüüd toodetakse teda liitiumi aatomi pommitamisel neutronitega. Siin liitiumist oli nagu juttu juba varem ka. Liitium on üks väga huvitav element, veeloengul võib-olla pole mõtet temast pikalt rääkida. Liitiumit kasutatakse ka närvihaiguste raviks, aga kasutatakse liitiumi ühendeid ka näiteks selle jaoks, et inimsööjaid lõvisid eemale peletada sellest paigast, kus nad ohtlikud on. Nimelt, kui pannakse seda sama liitiumi teatud ühendeid, liitiumkloriidi, mis on naatriumkloriidiga sarnane sinna peale, siis tekib lõvil narkojoove ja ta enam sellesse piirkonda ei tule. Nii, nüüd vaatame, mis sellest triitiumist sai. 1944. aastal oli Norras seda toodetud 16 tonni. Mitte sellepärast, et Norra tahtis rasket vett saada. Norral oli hoopis teine ülesanne. Nemad oma odavate hüdrojaamade, väikeste hüdrojaamadega elektrolüüsisid vett, et saada vesinikku. Ja vesinikku oli neil vaja ammoniaagi tootmiseks. Ammoniaak on teatavasti aga lämmastik happetooraine. Ja elektrolüüseris toimub lagunemine nõnda, et kõigepealt laguneb kerge vesi ja sellesse põhja, kui niimoodi lihtsustatult ütelda, jäävad siis kõik need erinevad veetüübid, TTO ja kõik niisugused, mis olid allikaks tegelikult vesinikpommi tootmisele. Ja 1944. aastal oli seda 16 tonni, mida sakslased otsustasid viia Saksamaale, et tõepoolest realiseerida siis see niisugune propaganda, mida nad kogu aeg olid teinud, et kohe-kohe tuleb imerelv ja see lahingu niisugune joon hakkab tagasi idasse liikuma.
Norra oli teatavasti Saksa poolel ja Norra vastupanu liikumine sai sellest operatsioonist teada, andis informatsiooni edasi liitlastele ja 1944. aasta veebruaris Põhjamerre uputati tegelikult see laev, kus peal see 16 tonni rasket vett oli. Nüüd meie ei pea sugugi selle pärast muretsema, et see raske vesi seal on. Nagu me teame, vett on rohkemgi või neid molekule on vees rohkemgi ja ta aeglaselt seguneb, kuna ta on raske, siis ta on põhjas ja ainult fluktuatsioonid toovad teda ülesse, nii et mingisugust niisugust reostust sealt oodata ei ole. Nüüd veerohkus kasvab veelgi, kui me hakkame vaatama, et vee molekuli koostises on teine keemiline element ka. Meie jaoks täiesti tavaline hapnik. Nüüd, kui te perioodilisuse süsteemi vaatate, siis hapnikul on antud aatommassiks 16 ja esimene täpsusaste on 16,0. Tegelikult on temal ka looduses isotoope, aga kui me neid protsente vaatame, alati on ju igal arvul ka oma tähendus juures. Me näeme, et alla 1% on neid teisi isotoope, eks ole. Aga nad on olemas. Seega on olemas niisugune hapnik, mis on 17 ja mis on 18, et ka nendele on tulnud tuumaneutronid juurde. Ja hakake nüüd kombineerima. Meil oli enne 6 tükki ja kui me need nüüd paneme, siis meil on võimalik tegelikult kokku saada 18 tüüpi veemolekule. Ja nad on iga päev selles klaasitäies vees, mida me joome, vast ehk triitiumit saame aasta kohta ühe, aga deuteeriumit kindlasti. Miks nii? Vaadake, 6800 molekuli tavalise veemolekuli kohta tuleb meil 1 THO. Aga kui palju on see 6800 molekuli? Tudengid, kes keemiat õpivad, saavad suurepäraselt aru, et see on ju osakeste arv, ehk siit on moolide arv kerge arvutada, N on võrdne osakeste arv jagatud Avogadro arvuga. Saate selle massi teada ja võite kohe arvutada, et põnev ülesanne. Et seda me kindlasti saame. Kas me peaksime siis ohtu tunnetama? Ei pea. Me oleme evolutsioneerunud koos eksisteerima niisuguse veega, vastupidi, kui meil õnnestuks ta täiesti kõrvaldada, võiks see meile hullusti mõjuda. Arvestades neid arvusid, kui palju meil siis seda rasket vett on, seda THO-d, ja see arv on juba tõesti väga suur. Eks ole? See arv on juba tõesti väga suur, et seda rasket vett on. Nüüd, siin on siis toodud see Norra, kui palju oli nendel 34. aastal ja palju nad jõudsid siis 44. aastaks valmis seda toota, ehk me näeme, kui aeglane see töö on. Nüüd, üks niisugune vesi, millest ka palju räägitakse, on magnetiga mõjutatud vesi ja kindlasti ei ole õige öelda magneeditud või magnetiseeritud vesi. Sellepärast, et vesi iseenesest on diamagneetik, et tema ei reageeri veele, küll aga reageerivad tema sees olevad lisaained. Mis need niisugused magneetumisega või magnetiseerimise sellised süsteemid on? Ferro- ja paramagneetikud on just nimelt need, mis tõmbuvad magneti poole. Ferromagneetikud eriti palju, paramagneetikud vähem. Diamagneetikud aga tõukuvad kaugemale, vesi kuulub nende hulka. Nüüd ometigi on tõdetud, et vee omadused magnetväljas muutuvad. Ja vaatasin seda, kui loengut ette valmistasin, et millega seda siis seletada püütakse. Tegelikult erinevaid seletusi on kuskil 20. Aga kõige tõenäosemaks või kõige hilisemaks on siiski see, et vee sees olevaid komponente ja eriti rauaühendeid, raud on ferromagneetik, mõjutatakse ja seetõttu võib tema struktuur ka muutuda ja võib-olla selle tõttu ka tekkinud niisugune katlakivi on teise struktuuriga ja väljub näiteks torudest paremini. See, et rauaühendid magnetile reageerivad, see on päris selge, sest paljud organismid, linnud, kalad, aga ka mikroorganismid, kas orienteerivad ennast maa magnetvälja joone põhjal, orienteeruvad selle abil, et see on kindlasti selgeks tehtud. Nüüd, mida see magnettöötlus veel annab?
Vee magnetiseerimisel tuleb välja, et hävivad paljud üliohtlikud bakterid. Ja kui siin juttu oli siis düsenteeriast, näete, ka düsenteeria on niisugune mikroobide poolt põhjustatud ja tema on ka suhteliselt, kui uskuda nüüd kirjanduse allikaid, need mikroobid hävitatavad vaid magneetimisel või magnetijõudude kasutamisega. Nüüd üks valdkond, mida aeg-ajalt, ütleme niimoodi, niisugused tehnoloogiliste huvidega noored inimesed vahel ka küsivad, et kuidas moodi need kosmonaudid seal veega hakkama saavad, kuidas neile vett jätkub. Me võime ju olla täiesti ükskõiksed ja ütelda nii, et mis see meile korda läheb, me oleme maa peal, meil on vett küll. Aga eks me saame nende käest ka ju kasu kõikidest nendest uurimustest. Neil on täpselt samamoodi vaja söögi, joogi, hügieeni ja tehnoloogiliste protsesside jaoks vett. Ei ole võimalik saata inimest 3 kuuks ära ja öelda, ela nüüd ainult tuubist, saadud toidust ja ära sa jumala eest midagi keskkonda lase. Et need variandid ei ole ju võimalikud, on nõnda. Aga arvutused näitavad, et 90 päeva, see on 3 kuud kosmoses viibides, kui me võtaksime ta maa peale, siis oleks 3 inimesele vaja 40,5 tonni vett. Kui me nüüd hakkame ette kujutama, et kuidas saaks selle vee hulga kõik ülesse viia, see ei tule kõne alla, see on ju tohutu energia, millega niisugune kogus sinna üles viia. Me ju teame, et rakettidel enamus kukub alla tagasi, need on need kütusetüüsid, jah? Ja üles, mis läheb, on suhteliselt väike see laev. Kuhu sinna see vesi siis veel panna? Kust saadakse? Atmosfääri niiskus. See on nüüd puhas tehnoloogiline protsess, mida mina ei oskagi seletada, kuidas sealt väljaspoolt seda vett kogutakse, aga kogutakse. Nüüd sanitaarhügieenilised veed, see on see sama, millest minister enne rääkis. Need on need reoveed. Nendega peaks ka väga säästlikult ümber käima, ehk tegema nad puhtaks. Pesevad nad ju ennast. Päris selge. Ma ei saa garanteerida, et igal hommikul rohke veega silmi pestakse, aga küllap nad ikkagi pesevad, sest muidu ei pea seal vastu. Nii uriin, aga madalamate ja kõrgemate taimede toitelahused. Ehk kui taim oma suuruse on seal saavutanud, võib-olla kasvatada seal salatit, kõike vett ära ei ole kasutatud, salat on küps, sööme tema ära, aga see, kas või lämmastiku, fosfori ja kaaliumiga rikastatud vesi, küllap seal on ka mikroelemente, läheb jälle kasutusse. Nüüd tehnilistes süsteemides tekib vesi. Me hingame ju veeauru välja, kuidagi moodi tuleks see kokku koguda, aga kindlasti ka vesinikperoksiidi lagunemisel tekib vesi. Kui meil oleks nüüd siin tahvel, siis saaks kirjutada selle vesinikperoksiidi lagundamise reaktsiooni. Tema lagunemisel tekib hapnik, mida nad hingata saavad, see on ka oluline. On teisi variante ka, hüperoksiidid ja peroksiidid esimese rühma metallidel, karbonaatide kujul näiteks või siis oksiidide puhul, kust on võimalik seda hapnikku saada. Aga nüüd saadakse ka vesi ja see on ääretult oluline. Nüüd, kuidas seda vett puhastada? Kui on analüüsitud õhku, kus need kosmonaudid elavad, on seal üle 400 ja uriinis üle 200 anorgaanilise ja orgaanilise ühendi, pluss mikroorganismid. Sest seedimine käib meil ikkagi mikroorganismide abil, ole sa kosmoses või kus iganes. Aga need ei sobi kõik meil uuesti sisse juua. Nüüd kasutatakse mitmesuguseid tehnoloogiaid ja need on kahtlemata väga kallid. Ioniidid on maa peal ka täiesti tuttavad, sest seda kasutatakse näiteks katlamajades vete puhastamiseks, põhiliselt kaltsiumi ja magneesiumi ioonidest. Vesinikarbonaadid muidu annaksid kuumutades meil ju just nimelt seda katlakivi, ka raua võtab ta välja. Nüüd kasutatakse vaakumdestillatsiooni, ka keemias kasutatud ekstraktsiooni, välja külmutamist, energiat vaja maha jahutada, aktiivsööga puhastamist, adsorptsioon reageerib seal. Nüüd katalüütilist oksüdatsiooni ehk siis lagundame mõned. Aga üldjuhul kasutavad kosmonaudid ioniitidega puhastatud vett ja kuhu pannakse sisse mineraalsoolasid. See on see, millest meie tänased osalejad ka siin räägivad, et meil on erinevaid mineraale vaja.
mitte kõiki, mis perioodilisuse süsteemis on, aga meil on neid vaja, sest muidu me ei funktsioneeri. Need metallid on ensüümide koostises, regulaatorid, et me talitleksime normaalselt. Ja kasutatakse mikroobivaba hõbevett. No see viibki meid järgmiste probleemide juurde, et kuidas seda hõbevett seal tehakse ja äkki oleks vaja midagi veel sinna juurde panna. Nüüd mõned põnevad faktid vee kohta. Vee struktuur ei ole ühtlane. Mis see tähendab, et vee struktuur ei ole ühtlane? Vaat kui tavaliselt me kujutame ette, et veevalem on H2O, siis eelnevast oli juba selge, et ta päris H2O ikka üldiselt ei ole. Lastele jääb väga hästi meelde. H2O pole muud kui joo, kui otsa saab, siis kaevust too. Meie võime seda tõesti nii ütelda, aga kogu maailmas see nõnda ei ole. Nüüd, mis siin on? Millised need anomaaliad on? Üks anomaalia on see, et vesi, kui ta läheb alla nulli ehk muutub jääks, siis ta hakkab paisuma. Nüüd, kui ta hakkab tagasi sulama, siis ta osa nendest struktuuridest säilitab ja saame siis veel mitmesugused erinevad struktuurid, ehk siis vesi 1, vesi 2 ja kui vee temperatuur tõuseb, siis on nende esimese ja teise vee seguga meil tegemist. Nüüd, vesi on huvitav veel selles mõttes, et kui te nüüd perioodsuse süsteemi ette kujutada, aga uskuge mind, mul on ta peas, eks ole, et 6 A-rühm ülevalt alla tulles on hapnik, väävel, seleen ja telluur. Ja need on selle 6. rühma mittemetallid. Nad annavad absoluutselt sarnaseid ühendeid ja need sarnased ühendid on meil siin ka ära toodud. Ja kui me nüüd siit ülevalt poolt alla tuleme, või ülevalt hapnik, kõige kergem, väävel, raskem. Seleen, see on siin meil siis 16, see oli 32, see oli vist 3, ma igaks juhuks ütle, arvu siin, ja telluur. Need lähevad raskemaks. Aga vesi on nendest ainsana vedelik. Teised on gaasid. Ja just nagu ma räägiksin nüüd oma eelneval loengule vastupidi, et kuidas siis massi kasvades nüüd seda kvaliteeti ei tule. Tuleb üks parameeter veel juurde ja see parameeter on just nimelt vesiniksidemed. Kõik asjad ei ole üheselt ennustatavad. No matemaatikud teavad näiteks suurepäraselt seda, et hulk võib käituda teistmoodi kui selle hulga sees olevad üksikud inimesed. Ehk ta annab hoopis teise tulemuse. Ja nii on siin ka. Kui neid vesiniksidemeid ei ole, siis arvestades seda kergust, peaks meil vesi külmuma alles -90 kraadi juures. Aga külmub ju nulli juures. Keema peaks ta hakkama 70 miinuse juures, aga hakkab 100 kraadi juures. Ja see on juba üks anomaalia, millele tasub tähelepanu pöörata. Et seda seletada nõnda, et müstikat sisse ei tuleks. Nüüd põhjuseks on vesinikside ja see vesinikside on tingitud sellest, et põhimõtteliselt on veemolekul ju 2 vesinikuga seotud nõnda, et nende vesinike vahel on see nurk 104,5 kraadi. Ehk kui me kujutame ringi, see on 360 kraadi, siis siin see 104 kraadi on nagu ettepoole suunatud, aga minu selja taga on see suur hapnik, mis kõik on negatiivse oreooliga. Ehk põhimõtteliselt ühe otsa peal on positiivne laeng ja teise otsa peal on negatiivne laeng. Ja tekib täiesti looduses väga palju levinud sidemetüüp, see on niisugune vesinikside, kus ei moodustu elektronide vahelist sidet, vaid pluss ja miinus otsa vaheline tõmme, ehk see on elektrostaatika. Nüüd vaadake, see N on siia märgitud ja see N võib olla väga suur. Öeldakse, et H2O sellisel kujul on ainult, ütleme 95 kraadises vees. Mida rohkem me allapoole tuleme, seda suuremaks see N läheb. Ja väga stabiilsed olevat 5 ja 6 molekuli sellised assotsiaadid või neid nimetatakse mõnede autorite poolt ka klastriteks. Aga on tuntud ka sellised, kus see arv on näiteks 280. Ja huvitav seejuures on, et nad annavad niisuguseid kerajaid kujusid.
Nagu on tuntud süsiniku allotroopsete teisendite fullereenide puhul, ehk nad on niisugused suured, nagu lappidest kokku pandud, kas 5-nurkadest või 6-nurkadest kokku pandud, ja väiksema N-iga needsamad niisugused klastrid võivad olla nende struktuuride sees. No, siin on igasuguseid võimalusi sellel veel, niisugusel veel. Kahtlemata on looduses oma roll, aga tema kogemine või kaemine või informatsiooni saamine selle kohta ei ole nii väga kerge. Kui me räägime nüüd nendest süsiniku allotroopsetest teisenditest, siis me teame ju suurepäraselt seda, et nendel on suur roll elektrotehnikas, seal elektronid liiguvad niisuguselt, et nad pakuvad huvi elektroonikutele, IT-meestele. Meie aga võime tänu sellele vesiniksidemele tõdeda, et elu maa peal või siis ka selle päriliku informatsiooni edasiandmine ei ole võimalik vesiniksidemeteta, sest needsamad kromosoomi 2 heeliksid on ju omavahel ka koos vesinik ja hapniku vahel tekkinud vesiniksidemega või siis vesinik ja lämmastiku vahel tekkinud vesiniksidemega. Ja kuskil mujal nad tekkida praktiliselt ei saa. Ja põhjuseks on just nimelt nende keemiliste elementide, seega siis 6. rühma hapniku ja 5. rühma lämmastiku suur elektronegatiivsus ehk võime tõmmata elektrone enda poole ja omandada siis negatiivne laeng, osalaeng võiksime öelda. No, kui ma nüüd vaatan, mul on aeg juba otsas. Kui te enam mida kuulata, mis siis teha, siis tuleb jalgu tampima hakata. On nõnda, aga mõned slaidid mul veel on. Sellepärast, et nad on suhteliselt intrigeerivad, et mis asi on hõbevesi, mis asi on vaskvesi ja mis asi on kuldvesi. Kuidas seda kasutatakse ja kas ta on ka siis kuidagi moodi põhjendatud. Nüüd hõbedal organismis biofunktsioone ei ole. Ja ma ütlen seda, et praegu vähemalt ei ole avastatud. Ehk ta ei ole ensüümide koostises, ta ei ole näiteks nagu kroom on suhkruainevahetuse reguleerija, et niisuguseid funktsioone hõbedal ei ole. Seega meie suhtes hõbe meile mürgine ei ole, aga ta on madalamatele organismidele mürgine. Ehk siis ta on justkui meie kaitsekilp. Nii, antiikajast on teada sellised omadused hõbedal ja need, kellel see võimalus oli ja ülikutel see võimalus oli, kaitsesid oma tervist sellega, et nad hoidsid vett hõbenõudes. Nad ei lasknud tal reostuda või roiskuda. Tegelikult ju meie tavaline vesi, olgu see siis kassi puhtaveenõu või koera puhtaveenõu, varsti hakkavad seal sees erinevad mikroobid kasvama ja ei taha seda koer juua ja me peame ta puhtaks panema. Iseenesest ka ei taha öö läbi tassis seisnud vett juua, vaid tahaksime puhast, et temal oleks hapnik sees ja ta oleks nagu karastava maitsega. Nüüd ometigi hõbedat leidub inimese organismis ja see on tänu sellele, et taimed mullast võtavad erinevaid keemilisi elemente, meie saame toiduga neid taimi on söönud ka loomad ja meil mingisugune kogus ultramikrokogustes hõbedat organismis kahtlemata on. Nüüd statistika, mis on vaadanud, kuidas hõbedaga kokku puutuvatel erialadel töötavad inimesed haigestuvad, väidab, ja see on juba tulem, eks ole, et need inimesed haigestuvad vähem infektsioonhaigustesse. Ehk see kinnitab, et hõbedal on tõepoolest niisugune mikroorganisme või väikese organisme mõjutav toime. Nii muistsed assüürlased pidasid hõbedat kuumetalliks. Sümbolitest tänapäevases tähenduses me sellest ajast muidugi rääkida ei saa. Sümbolid võttis ju kasutusele Rootsi keemik Jöns Jakob Berzelius. Enne olidki planeetide tähised ka alkeemikutel kasutusel. Nüüd 16. sajandi Euroopa kuulsamaid tohtreid, kes tõi tegelikult ravimise filosoofiasse hoopis teise aspekti, kui see oli olnud antiikajal Hippokratese ja Celsuse meditsiinis. Nimelt sellepärast ta ennast ka Paracelsuseks ehk et ma olen teistmoodi, teen teistmoodi. Tegelik nimetus on tal ju Theopastus Bombastus Aureolus von Hohenheim.
et tema võttis kasutusele hõbedaühendid ühelt poolt äärest ja teiselt poolt äärest võttis ta kasutusele ka elavhõbeda ja väävliühendeid. Ja keemia ajalugu ütleb nõnda, et kui ta ei tapnud nende elavhõbeda ja väävliühenditega rohkem, kui ta aitas, siis suhtume temasse positiivselt, sest ta tõi muutuse meile sellesse maailma nägemisse ehk tõi ravimid. Nüüd närvihaigusi hakkas ta ravima hõbenitraadiga. Hõbenitraat on ka praegu kasutusel ja kasutatakse teda soolatüügaste raviks ja enam ei nimetata teda kuukiviks, vaid me räägime hoopistükkis põrgukivist. Noh, hoiakud ju meil muutuvad. Ja nüüd jälle siia vahepeale üks väikene repliik. Me keskkonnainimestena õppejõududena oleme õpetanud, et nitraatide sisaldus ainetes on ohtlik, eks ole, et just eriti nitritid on veel ohtlikumad, et nad võivad kasvajaid tekitada. Viimases tiedes olid andmed selle kohta, et näiteks täiskasvanutel on isegi seda NO3 natukene vaja. Seda tuleb veel uurida, et ma saaksin seda rohkem nagu kommenteerida, aga niisugune väikene informatsioon seal oli. Nii, nüüd tuleme tänapäevale lähemale. 1884. See on ju peaaegu, et käega katsuda. 1888 Tallinnas hakkas tramm liikuma. Saksa sünnitusabiarst doktor Grede võttis selle sama hõbenitraadi kasutusele, et ravida suguhaigete emade laste silmahaigusi. Nimelt nad jäid pimedaks. Ja see protsent oli väga suur, 79%. Kui aga ta hakkas vastsündinud kohe pärast sünnitust seda hõbenitraati silma tilgutama, vähenes see, vaadake, ja see vahe on ikka väga suur, 0,02-ni. Nüüd tema poeg, kes oli ka arst, aga oli kirurg, hakkas kasutama hõbedaühendeid haavade raviks. Meie kasutame ka ju tegelikult mädane haav, tähendab seda, et sinna on bakternakkus sisse läinud. Meie kasutame ka sedasama hõbedat ainult, et kolloidlahuse kujul kollarkoolina ehk niisugune pruunikas vedelik nohurohuks, eks ole? Ja tehakse seda kolloidlahust Predigi meetodil ehk 2 elektroodi sukeldatakse vee alla ja rakendatakse suhteliselt kõrget pinget, see on üle 1000 voldi. Ja siis lähevad kolloidosakesed sinna sisse, värvus muutub seetõttu, et osakese suurus on niisugune, et seal valguse difraktsioon. Nii, nüüd siin on meil kokkuvõte nendest esimese B-rühma, nõnda nimetatud väärismetallidest, seega siis vasest, hõbedast ja kullast, missuguses reas nende toime väheneb. Ja me näeme, et hõbedal on see bakteritsiidne toime kõige suurem, aga temal endal meie organismis mingisugust bioloogilist rolli või füsioloogilist rolli ei olnud. Nüüd vasel see toime väheneb, aga tema on meil ka bioloogiliselt oluline, et mikrokogustes me teda saama peame. Ja kuld on kõige väiksema toimega, kuigi me ootaksime just, et kullal oleks kõige suurem. Nüüd maailmas toodetakse hõbeveeseadmeid ka ja kui nüüd küsida, et kus, eks ikka ameeriklased, nemad joovad eluvett ja siis surnud vett ja mida iganes. Kui nüüd neid hõbeda osakesi meie organismi väga palju satub, siis öeldakse selle kohta, et see on kosmeetiline defekt, aga ta ei ole meile kahjulik. Ta põhjustab niisugust haigust, nagu seda on argyroos. Argentum on hõbeda ladinakeelne nimetus, millest tema sümbol ka on tulnud. Nimelt see liigne hõbe läheb meil naha alla, silma sellesse valgesse meelekohtadele ja kui nüüd inimene, kes seda hõbedat on saanud, kas ta on kaevanduses töötanud või kus iganes, siis päikese käes moodustub must ja sall, kollakas, roheline, sinakasall pigmentatsioon ja kirjanduses esineb pilt ühest Ameerika poliitikust, kes oli seda kasutanud ja valge nahavärviga inimese kõrval on ta niisugune tuhk ja sall ja kollakas ja rohekas ja mida iganes, aga muidu täitsa rõõmus. Nii, nemad ei haigestu grippi ja nakkushaigustesse. Nüüd vaskvesi. Ma saan aru, et mul on väga kiire. On see nii? Paar slaidi veel, kas tohib?
Niiviisi, seega siis vask kuulub bioelementide hulka ja tegelikult ka inimkonna poolt ju väga palju aastasadasid tuntud ja arvatakse, et ta võiski esimene metall olla, mis kasutusele võeti, siis ta esineb ka ehedalt, muide kõige suurem eheda vase kogus on kuskil üle 20 tonni ja see on Põhja-Ameerikas ühel indiaanlaste territooriumil, see on püha kivi ja seda kasutada ei tohi. Aga kuskil 15 aastat tagasi leiti ka Koola Poorsaarelt umbes 200-kilone eheda vasetükk. Et ta ei ole meist ka väga kaugel. Nüüd, vask osaleb ainevahetusprotsessides ja kui me normaalselt sööme, siis me mingisuguseid vasepreparaate lisaks võtma ei pea. Suuremates kogustes on ta kindlasti mürk ja loomulikult need vaseühendid, mis vees lahustuvad, eks ole? Sest siis nad lähevad liikuma ja tuleb jällegi see veeroll. Nüüd ometi on vaske ka kasutatud ju ravimina ja nendest võib-olla, ma katsun nüüd natukene üldisemalt rääkida, on kõige rohkem kasutusel olnud vasksulfaat, mis on tuntud vana nimetusega sinine silmakivi. See on see kuprumessol 4x5H2O. Ja selle sinise silmakiviga, ehk mida aiapidajad kasutavad tänapäeval ka näiteks rooside lehetäide tõrjeks. See sinine silmakivi oli kasutusel, et tõrjuda näiteks odraiva, aga ka mitmesuguseid põletikke. Nüüd keemikud suudavad seda valemit või seda sama nimetust interpreteerida, ta hüdrolüüsub ja kuna ta on väga nõrgast alusest ja tugevast happest, siis ta on ka söövitava toimega, et selles mõttes tal on juba see söövitav kahjulikkus pluss veel selle iooni kontsentraat kasvab ja saab palju teda organismi. No ometi me teda saame ja näete, maksast saame, piimast saame, pärmist, spinatist, tomatist, seentest ja sellest meile täielikult piisab. Nüüd maailmas ju me kõik vajame energiat, meie teiega saame toidust energiat, aga on olemas ka mikroorganisme, kes saavad energiat nende metallide oksüdeerimisest, redutseerimist, millel on muutuv oksüdatsiooniaste. Ja seesama vask, mis kuulub esimesse B-rühma, omab oksüdatsiooniastet 1 ja 2. Ja vaat kui nüüd seda muudetakse, siis saadakse energiat ja selles on olemas teatud mikroobid ja neid mikroobe kasutatakse selle jaoks, et mereveest vaske toota. Niisugustes sumpades bakterid koguvad seda vaske, pärast lähevad nad põletamisele, saadakse vaseoksiid ja taandatakse nii, nagu vaja on. Nii inimveres. Nüüd huvitav fakt on ka see, et haid näiteks vasega kokku puutuda ei taha. Ja teise maailmasõja ajal lahingutes, merelahingutes olid meremehed, kes võisid üle parda kukkuda, et neid haid ei ründaks, olid varustatud vasksulfaadiga, et see tõrjuks haid nendest kaugemale. Nii, siin on siis ka seda vase tootmist nimetatud. Nüüd inimene on kasutanud vaskpotte ja kui me vaatame ajaloolisi filme või läheme kas või meie muuseumites, me näeme, kui palju seal on keedunõusid, mis on vasest tehtud. Aktiivsuse rida vaadates vask happega ei reageeri ja poleks nagu ohtlik, aga ometi ta võtab oksiidikihi endale peale, kiriku katused viitavad sellele. Ja oksiid reageerib happega, ka väga nõrga happega. Ja seetõttu niisuguste vasknõude kasutamine, kas moosi keetmisel või kuskil mujal, mis ei ole sisekattega, on väga ohtlik. Aga kasutada võib, kui ta on seest tinatatud. Ja niisugune teenus olevat näiteks Prantsusmaal veel kasutusel. Et kui pott on vanaks läinud, ma olen teda ikka kraapinud seal ja siis ma lähen ja lasen ta seest uuesti tinatada, sest anum ise on ju tohutult hea soojusjuht ja toidud, mis seal sees valmistatakse, olevat väga maitsvad. Nii, nüüd läheme siit siis kiiresti edasi, et jõuda lõpuni. Valmistatakse Ameerika Ühendriikides vaskvett siis praegu ka niimoodi, et vaskplaadid pannakse keedunõusse, sinna mõõdetakse teatud kogus vett peale ja nüüd see keedetakse poole peale. Ja siis saadakse see vaskvesi, millest tarbitakse mõningate haiguste raviks. See on rohkem niisugune usk ilmselt, mida juba apteeker ütles, et kõige tähtsama asja toob
patsient apteeki endaga kaasa, see on usk ravimisse, aga mõnikord see usk võib ju petta ka, me oleme seda kõik elus kogenud. Et kasutatakse teelusika kaupa, küll aga kompressivedelikuna, sest liigeste raviks on soovitatud ka suure vasesisaldusega metallraha kasutada, et see aitavad ka mitmesuguste liigesevaevuste vastu. No tehakse samamoodi Predihi meetodil just nimelt elektroodide abil. Kindlasti vasknõudes toitu säilitada ei tohi, küll aga aitab vaske sisaldav seint lõikelilli säilitada ja põhiliselt just sibullilli. Tulpidele mõjub ta väga hästi, tulbid püsivad tükk aega. Kasvavad, lõikate otsa jälle ära, aga õis püsib kaua ja see ongi see oluline. Näete, ta hävitab roisubaktereid ja seda sama kasutatakse ka kosmoselaevades. Et kui vett puhastatakse, siis kui elektrolüüsimeetodid kasutatakse, näete, elektroodid on valmistatud sellest sulamist, et me saaksime bakterite vastu sealt hõbedat ja siis vetikate vastu vaske. Ta peaks ikkagi kontrolli all olema, et neid just nimelt seda vaske sinna väga palju ei lähe sisse. Kuldvesi ja kohe-kohe on lõpp ka. Kullal puuduvad täpselt samamoodi biofunktsioonid. Kuld ei ole mürgine, aga teda on looduses väga vähe. Mis see tähendab? Biofunktsioonid puuduvad, aga ta võib olla füsioloogiliselt ohtlik mitmetele bakteritele. Nüüd kuldplaatide kasutusele võtjad on egiptlased ja näiteks inkade juures on avastatud niisuguseid konjuluudepanatsioone, mis pärast on kaetud kuldplaatidega. On vist üsna raske tuvastada praegu, kas see ka ellu jäi või oli tal mingisugune muu protsess, aga seal on kasutatud. Ja kindlasti on just nimelt egiptlased need, kes hambaravis võtsid kulla kasutusele. Kullast alkeemias võib rääkida tundide kaupa, see on väga põnev, aga kullapreparaate on Paracelsus kasutanud ka õukonnas. Ja niisugune uue lähenemise kasutusele võtmine tõi ka keemia arengusse uue suuna, mis on aluseks farmaatsiale, mis on ka ju tegelikult väga oluline ja see on viimane slaid. Alkeemikud segasid kulda jookidesse, õlidesse ja kasutasid siis valud levendamiseks. Nüüd, kui me siit edasi läheme, siis näete, see on tänapäeval täiesti olemas. Täiesti niisugused ravimid, millega liigesepõletikke ravitakse ja mis on kulla põhjal tehtud, on tänapäeval ka apteekides saadaval, aga nad on kallid. Nad on kahtlemata kallid. Nüüd tänapäeval Hiina piirkondades keedetakse riisi nii, et paneme sinna siis sõrmuse või mille iganes sisse, siis see riis peaks olema hoopis toitvam ja parem ja hoidma meid ka mitmesuguste niisuguste ohtude eest. Kulda on kasutatud ka alkoholismi raviks. Praegu on teistsugused meetodid, kuidas seda kasutada, aga me näeme, et ta on mõjunud ka kofeiini, nikotiini ja süsivesikute vajadust või niisugust isu vähendavalt. Vähiravis kasutatakse kullapreparaate ja 1890 sai Robert Koch preemiat, sest ta avastas, et kuldsüaniid hävitab tuberkuloosipisikuid. Kulda toodetakse ka sellesama sinihappe abil, tsüaniid on ju sinihappesool ja seda loetakse ääretult ohtlikuks tehnoloogiaks, sest tsüaniid, eks ole, kaaliumtsüaniid on ju väga tugev mürk ja kasutada tahtis niisuguse tehnoloogia ka Bulgaaria. Et kaljud lõhatakse, seal sees on väga väikeses koguses kulda ja et siis selle sinihappega seda ekstraheerida. Mul praegu andmed puuduvad, kui kaugele nad jõudsid. Tean aga, et seda sinihappe meetodit kasutatakse elektroonikast kokku kogutud kulla ja hõbeda taastamiseks. Aga need on kinnised tsüklid. Põhimõtteliselt meie oma elektroonika kogume ka kokku ja viime ta siis madalmaadesse, kus see tehnoloogia on väga kaugele arenenud. Ma olen teile väga tänulik. Te olete niisama head lapsed nagu mu tudengid.